No tere taas, sõbrad. Mis päev meil on? Täna on teisipäev. Täna on 15. aprill. On vist. Ja õhtul, kell on 5 õhtul. Olen tulnud kalale, aga mitte üksi, vaid koos emaga. Nii et me tuleme ja püüame emaga täna jõeforelli. Esimest korda üldse. Järve peal olen käinud emaga püüdmas, aga täna saab koolituse, kuidas püüda jõeforelli, siis selliseid suuri kalu. Loodame, et täna tuleb ka, äkki on õhtune võtt. Nii et siin on isegi natukene lund veel alles, et kõik ei olegi veel ära sulanud. Nii et hakkame püüdma. Ma arvan, et oleneb kala aktiivsusest. Äkki läheb meil selline maksimum 3 tundi. Nii et kas sa oled valmis? Valmis kalastamiseks. No nii, hakkame püüdma. Aga vesi on küll päris nagu ikkagi madal. Aga ühesõnaga, sul on 2 varianti, kuidas nagu visata. See on lihtsam variant, kui sa nagu kõigutad niimoodi, vaata, mäletad, sa pidid siin hoidma seda, kerid siiamaani, jah? Ja, võtan sult selle ära siit. Nii. Siis siiamaani. Nii, nüüd võtad selle või siis teed niimoodi veel. Nii, paned nüüd selle näpu siia taha. Nii. Ja, see lahti. Praegu võib-olla ei ole kõige parem koht, kus seda teha. Läheme siia poole veits. Siin on juba parem. Ja ühesõnaga, siis niimoodi kõigutad. Näed, ja siis ma näitan sulle ette. Et kõigutad sinna, näpp on siin taga ja nii kui viskad, lased näpu vabaks ja siis lant lendab. Siis paned selle klõksu peale, ta läheb suht lihtsalt. Ja siis näed, hakkad niimoodi. Sinul nüüd see pöörlev lant on selline, et teda tuleb natukene kiiremini kerida. Või mitte nüüd otseselt kiirelt. Ja siis teine variant on ju, kuna me liigume sinna poole, siis vahepeal sa saad üle pea ka visata, kui sul pole oksi taga. Aga mina viskan veel niimoodi, näed, siit külje pealt ja siis lasen lahti. Aga kõik see ajastus, millal sa selle näpu nagu lahti lased, kui sa lased ta liiga hilja või liiga vara, siis ongi see, et vise ei pruugi välja tulla. Ei, veetase on täitsa nagu okei. Täitsa mõnus on. Vot, et proovi nüüd. Nii. Ja see peab kogu aeg siin mul olema, jah? Nii, ja nii kui sa ära viskad, siis ta maandub ja siis paned klõksti peale. Siis pean lahti laskma. Ja, näed, on praegu peal. Nüüd lasen lahti. Aha. Lendas maha, panin peale ja hakkan kerima. Nüüd pane kinni see. Nii. Ja nüüd hakka kerima. Aga nüüd ongi see, et sa lasid liiga vara lahti, vaata. Nüüd ta läks liiga kaugele sul. Natukene ebamugav on. Keri veel lase üks pööre veel. Nii, nüüd pane see vahele. Nii, ja nüüd uuesti jälle. Kõiguta. Tee siuke normaalne kõigutamine sisse. Nii-öelda. Viskad ja kohe lased lahti. Hops, näed, juba läks kaugemale. Nüüd paned kohe kinni kiiresti ja hakkad kerima. Võin panna sulle woobleri ka otsa. Ja nüüd, jah, jälle natukene läks. Siis hakkad kerima. Aga rahulik hoia otsa all, seda ridva otsa. Muidu ta tuleb liiga kiiresti vee pinnale. Nii, nüüd loog maha. Nüüd sa pead selle siia tooma selle. Ja nüüd tegema jälle selle liigutuse, ja siis laskma kohe lahti ka. Nüüd pane kiiresti kinni ja hakka kerima. Kiiremini, muidu ta läheb liiga põhja ja siis ta jääb sul sinna põhja. Nüüd on hea. Ma ei tea, kas sa näed, mina näen igatahes su pöörlevat lanti. Kuule, see tuli sul paremini välja, jah? Oi, jep, oota. Sinna nüüd oli vaja. Aga nii lähebki, päriselt, nii lähebki, sest et
mina kui alustasin, siis ma tegin samasuguseid viskeid kaldasse. See on see, et sa lasid liiga hilja vist lahti ja siis ta lendabki sinna. Nii. Tavaliselt praegu ma mingid mõned visked teen ja siis ma liigun edasi jälle. Liiga kaua ühe koha peal ei jää. Ei jäänud. Keri veel siia. Ops, nüüd pane näpp taha. Praegu on ka väga okei. See võiks sul lähemal. Mul on see nagu nii lühike ja siis nagu täieks naistel ei ole. Nüüd on lahti mulle. Jah. Ära karda sükest nagu üles poole teha just, et siis ta lendab kaugemale ka. Et ära karda või? Jaa, et mitte liiga maha, et siis ta lendab. Jah, oleks vaja saada veel kaugemale. Kuigi see oli ka okei. Nüüd rahulikult hakka. Ta võib seal puu all olla küll. Rahulikult. Näed, tuleb liiga kiiresti kerid. Seda sa võid hästi rahulikult kerida, kui sa allavoolu viskad. Vaata, et sa ei libise sealt vette. Sa oled liiga ääre peal. No siis jääb meie püük väga lühikeseks lihtsalt. No, aga praegu on väga hea. Sellise rahuliku sellega. Siin on nüüd see, et siin on, vaata, seal on mingisugune asi vees, näed, jah. Aga tõesti, ma ei mäleta, millal nii madal veetase oli. Pead jälgima, et ops, nüüd hakka kerima. Vaata, nüüd on sul see, et sul on üle selle loksa. Keri natukene, keri. Nii, ja nüüd rahulikult. Ja vaata, nüüd ta õõtsub sul ja nüüd nii, tõmba. Ja ta peab nagu, no, tõmba. Ops, ja nüüd. Siia. Ja. Nii, aga keri. Oota, keri pingeks. Oota, nii, keri. Oota. Oh jaa. Sa oled meil siin. Nii, ops, näed, käes. Sul on jah siin see, et sul on need oksad kohe kaldal. Et pead nagu õigel ajal lahti laskma. Ema õppis nimelt tagantkäe viske kiiremini ära kui mina. Ja täitsa hästi tuleb välja. Emale tegin ka kalastusloa ära, harrastuspüügi õigus 24 tundi. Saab lihtsalt teha kalaluba.ee, saad ka teisele inimesele teha, nii et kui tahad ka enda ema või isa kalale viia, siis saad osta harrastuspüügi õiguse saab. Nii, ops, näed, see oli hea vise juba. Vist sain kaadrisse ka, nüüd rahulikult. Nii, mida kinni. See on suur kala. Nii, nüüd on kinni. Nüüd hakkab päästeoperatsioon. Kas me jääme esimesest laidist ilma või mitte? Nii, vaata. Korra võtan enda kätte. Tundub, et seal on mingisugune see. On see, et ma panen selle tugevalt peale. See on sidur. See sidur, et nüüd kui ma tõmban. Aga jah, ops. Ma ei tea, kas tuli lahti. Tuli vist lahti isegi. Vist on läinud otsas, näed, ei läinudki kaotsi. Polegi kala. Pettumus. Aga midagi jah, mingis nii ja nüüd on vaja kindlasti, et meeles pidada, kui ma keerasin siduri kinni, siis on vaja sidur lahti teha. Ja siis nüüd on paras. Et kui sidur liiga kinni on, siis kala võtab, vaata, võib mokast välja tõmmata. Ops. Nii, pane kinni kohe ja kiiresti hakka kerima. Ma ei tea, kas ta läks üle jälle selle ja nüüd sa pead jälle ettevaatlikult. Siit läheme ära. Nii, vaata. Nüüd vaata, kui ta kõigub sinna poole, ma ei tea, kas sa näed. Nii, tõmba. Rahulikult. Nüüd on see, kui ta lendab, siis sa peaksid hästi kiiresti kerima. Et muidu ta lendabki sul sinna. Oota. Siin on võib-olla lihtsam nüüd teha niimoodi selline trikk, et Ta läks sinna teise kuudi. ma tean jah, siin ongi võib-olla lihtsam see trikk nüüd teha, et ma võtan selle otsast ära ja loodetavasti ta ei jää kuskile kinni. Nii, no nii, ja nüüd keri lihtsalt. Isegi ei näe, kus ta on. Tuli ära. Nii.
ka õnne. Aga jah, et kui sa niimoodi tõmbad Nii palju asju peab meeles pidama. ja kui sa niimoodi tõmbad, vaata, et näed juba lant lendab, siis sa peaksid rulliga hästi kiiresti kerima, et siis ta ei lähe. Väga keeruline mitut asja Vaata, korraga. aga mul on see nagu nii käe sees juba, vaata. Et kõik tuleb nii automaatselt. Ma korra panen siin on tegelikult head kohad siin. Jälle. Jälle üle selle, vaata. Ta aeg-ajalt läheb. Nii. Opsti. Ja ops, väga hea. Nüüd kinni kiiresti hakka kerima kohe. Jah, väga hästi. No kurja. Nagu professionaal juba. Nii. Voh, ja nüüd kiiresti kinni ja kohe hakka kerima. Super. Kui sinust võib asja saada isegi, jah? Kui kilm ära ei võta. Sul on veel pöörlev lant, et nad võiks selle vastu viisist tulla, kui nad tunda, kui nad... Ops, mis asi see oli? Mul käib vastu põhja. Ta läheb ikka nii sügavale. Ja. Ahah, ta ikka läheb sügavale see lant. Ma proovin täna kõik landid läbi. Nii, see on siis Nordfishingu lant. Ja läheb mõnusalt sügavale. Järgmiseks läheb otsa siis Siimkõivu. Aga ta läheb ka päris sügavale see lant, et võib-olla ei ole praegu hea selle madala veega püüda, kui ta liiga sügavale läheb. Ossa manna! Nüüd ma viskin sulle pihta sinna. Hea, terveks jäi kõik. Ma üldse ei näinud, ma mõtlesin, et ma viskan mööda, aga... Okei, see käib päris hästi isegi. See on väga hea mõnusa rahuliku mänguga. Ja võime edasi ka minna vist. Äkki siis täna mingid kurvikohad on paremad. Arvesta seda, et kui täna kala ei saa, siis sa pead contenti mõttes ikkagi vette kukkuma. Noh, et saaks midagi näidata, vaata. Nii, ema tähelepanekud. Naisterahvad ikka näevad lilli. Ka kalal olles. Sinililled, jah? Osti. Näed, lilleke sulle. Aitäh, kallis poeg. Ei. Ma räägin, et see on selline jõgi, kus praegu ei olegi need tingimused mega head. Oi, aga mul ei ole veel seda ju proovitud. Jesus Christ, no ma ei saa kätte neid. No, jäi kinni kuskile või? Ma vaatan, kas ma saan lahti. Kus ta huvitav? Ma vist isegi natukene võib-olla näen, aga mitte väga hästi. Mul on tunne, et nüüd peab vette minema. Ei tea, ei ole tegelikult. Ja siin ei ole... Näed, vahetame hüvad ära. Nii, kus ta... Jah, kuskil on põhjas kinnega. Aga ma ei usu, et siin väga sügav on. Ja siin ei ole ka kudekohti, et ei tohiks vette minna. Mõnikord aitab see ka. Aga vist praegu ei aita. Ta on jah.
siin on jah mingi toigas. Nii. Mul küll natuke lasevad läbi need, aga jaa, tõesti. Ongi liivane, jah? Ei, aga liivane ongi hea. Õigus tuleb sisse, ma tunnen juba. Päris palju tuleb sisse, aga tõesti on... Aga mis siin on siis? Nii. Nii. Tuli ära. Saime ära. Liiga aeglaselt, jah. Nüüd on minu kord. Aidata või? No, nüüd kukume mõlemad sisse. Ups! Nii, thanks. Nii et siin viska kuhu tahad. Näed, jäälind. Näed. Sinine. No näed. Ja. Ma kuulsin juba ennem, et on jäälinnu hääl. Ja nagu siit läks ja siis paneb. Vaata, kui ilus erk sinine on ja jõhkralt. Ei, nad võivad tagasi ka tulla veel vabalt, jah. Aga näed, nägime täna ka jäälinnu ära. Aga sa ei ole ennem näinud või? No nii, kallid vaatad, ema nägi esimest korda jäälindu oma silmaga. Jah, ma olen nii Nii et nüüd see oli hea enne, kuule. Nüüd hakkab kala tulema. Oh, näed, hea vise ka. Siukseid asju sööd või? Ei söö. Nii, ema on meil tervislik. Nii. Näed, ikka tuleb stiilselt tulla. Aga kas sa seda ei taha? Jääteed, sa jääd oma vee juurde või? Me võime segu 7 teha. Segu 7 või? Okei, teeme segu 7. Teeme niimoodi, et siis saab ju seda ka ju. Näed. Nii. Hops. Oho. Nii, väga hea. Esimese jõekapüügi terviseks siis. Jah, elagu kalapüüg. Elagu kalapüüg. Väga ilus. Ilus. Hea maitse kusjuures. On või? No näed. Kui hästi mõelda hakkab pähe ka veel kuule. On küll jah. Väike niisugune. Igal juhul parem, kui oleks võib-olla olnud. Mine ära nii ägedat pokaali. Ei noh, kui nüüd veel siis läheks seda jäälind. Jäälind või, jah. Ei, see oli äge. Ma räägin, mul on nii palju kaamerasse sattunud seda jäälindu. Ma olen näinud. Aga mõtlema nagu ise. Ma just kohe neid on. Ei, no Jõeforelli jõgede ääres on kogu aeg. Nii, mis see on? Ei ole. See on mingi teine. Linavestrik. Linavestrik. Tema on esimene, kes peale talve tuleb tagasi on ja siis vaata tema saba teeb niimoodi kogu aeg. Siis öeldakse, et kevad saabub, et linavestrik tuleb jääd lõhkuma. Jah, see on nagu selline müüt, vaata, et saba teeb kogu aeg niimoodi. Vaata, sa jagad täna mulle nii palju tarkusi, ma jagan sulle kalatarkust. Nii, meie oleme siin väikese pikniku ära teinud. Puhanud. Mis see kell on? Kell on meil 19:28. Tegelikult päikseprille polegi enam vaja ka. Aga kala ei ole tulnud. Aga see-eest on meeldiv seltskond ja mõnus loodus. Nii et nägime ka siis seda jäälindu. Ema nägi esimest korda looduses jäälindu. Nii et
juba on püük korda läinud ja nagu ma juba eelnevad korrad olen ka maininud, siis tähtis ei ole kala saamine, vaid looduses viibimine, emotsioonid ja ma ei tea, kalal olles sa ei mõtle millegi muule. Mina käingi sellepärast kalal, et sa saad mõtted eemale täiesti niimoodi, et ma lihtsalt keskendun sellele, et nagu kohe-kohe tuleb äkki kala otsa. Ja ma ei mõtle mitte millestki muust kui ainult nagu sellest, nii et kui mingid tahad nagu eemale, siis tuled kalale ja sa ei mõtle millestki enam, ainult kalapüügist. Nii et jah, püüame veel natukene edasi. Issand jumal, kole vunts ja habe on ees. Enne maha ei aja, kui saab kala. Jaa, enne maha ei aja, kui täna lõpuks kala saab. Oi jummel. No siis jääbki see. Aga me püüame natukene edasi veel, ma arvan, et maksimum tunnike, siis me oleme auto juures tagasi ja no äkki veel saab midagi. Proovime, alla ei anna veel. Me ei ole alla andjad, on ju? Ja kaladele väike õunake. Mitte mingi ligu. Nii, kas need raputasid? Nii, hops, võid siia panna. Need on ju kirikukellad. Nüüd on mul Harri lant juba otsas, ma olen hästi palju täna lante vahetanud. Et ikka väga mitut erinevat lanti proovinud, aga kala ei ole mitte ühegi landi vastu huvi tundnud. Võime sinna nurga peale ka minna. Näed, sul ikka see tagant käsi tuleb nagu täitsa okeilt ju. Ei, no kuskilt sa pead oma esimese forelli kätte saama. Seda me niisama ei jäta, tead. Kuskilt ma pead kas ühe kalagi saama. Okei, alustame sellest, et ühe kala, jah. Laseme natukene latti alla. Siin internetis loen kommentaare, siis mõni on käinud juba, tead, ma ei tea. No ütleme, et pool aastat ja pole ühtegi forelli saanud ka, et siuke nagu raske kala veits püüda ole. Nii, meil on viimased visked, kell on 20:13. Ops, kus ta läks sul? Oi. Nüüd ta läks sul kuskile, ma ei tea kuhu. Oota, nüüd sa panid ikka, ta kukkus ikka kuskile sinna heina sisse. Sa hoidsid... Puu otsas. Ei, ma kuulsin, et ta käis laksti vastu maad ka. Kas puu otsas on? On või? Jaa. Opa. Kus puu otsas? Kuule, me peame ära lõpetama, muidu läheb asi ikka. Aga ma kuulsin täiega, et kukkus kuskile maha. No, raputa korra. Nii, aga sealt läheb see, aga ma... Oi jumal, seal see ka liigub ju. Kuuse otsas, jah? Kuidas sa niimoodi suutsid, kuule? Nii, aga liiguta. Kuuse tipp liigub, jah? Nii, tundub, et me peame ikkagi asja ära lõpetama, sest see lant on kuskil. Ma isegi ei näe seda lanti mitte. Arvad, ei, maas ta ei saa olla. On ikka maas. Oh jummel. Nii, sellepärast ma kuulsingi nagu, et midagi nagu kukkus, potsatas. Näe, vaadake, ema viskas sealt siia. Nagu jõgi on seal. Tuleb kala püüda. Nii, aga ma võtan jälle ära selle. Ja loodame lihtsalt, et ta nüüd tuleb. Võid hakata kerima. Nii, hakka. Keri. Nüüd vahepeal võid teha tõh, jah?